Viplala lood, 13. peatükk. Kell. Vanas majas kanali ääres elasid kaks daami, kaks vana daami, Preili Adele ja Preili Luise. Nad olid väga suursugused, väga korralikud ja täpsed ning hirmus vanamoelised oma arusaamades. Nad istusid parajasti teineteisel pool mahakonipuust lauda oma majas suures ning kaunis elutoas ja nende ees seisis Glacie. Glacie oli teenija. Ta oli alles üsna noor ja maalt tulnud ning õieti tundis ta surmahirmu kahe range mustas kleidis daami ees. Glacie, alustas Preili Adele. Glacie, veel hommikul seisis mu kell seal tolle vanaaegse pähklipuust kapi peal. Nüüd teda pole. Kuhu ta sai? Ma ei tea, Preili, kogeles Glacie. Ma pole seal üldse mingit kella näinud. Peale meie endi ja sinu pole siin toas kedagi käinud, ütles Preili Adele. Keegi peab kella ära võtnud olema. Kas sina võtsid kella ära? Ei, Preili, kostis Glacie ja hakkas nutma. Ma pole tõesti mingit kella näinud ja ma ei võta kunagi midagi ära. Nüüd hakkas rääkima ka teine daam, Preili Luise. Glacie, alustas ta, sa oled nüüd juba 6 kuud meie juures ja meie leiame, et sa teed oma tööd võrdlemisi hästi. Väga kahju, et nüüd niiviisi juhtus. Paistab, et sa pole sugugi aus. Ma olen aus, hüüdis Glacie. Ma pole veel elus varastanud. Kes siis kella ära võttis, küsis Preili Luise jäiselt. Keegi pidi seda ometi tegema. Mis? Kas te kutsute politsei kohale, nuuksus Glacie. Ei, seda me ei tee, vastas Preili Adele. Me ei lase sind isegi lahti, vähemalt mitte jalamaid, sest praegusel ajal on hirmus raske koduabilist leida. Sellepärast me veel kaalume seda asja. Aga minu arvates on kohutav, et te mind kahtlustate, ütles Glacie väriseva häälega. Jah, meie leiame samuti, et see on väga kurb. Ja sa saad ju aru, et me sind edaspidi silmas peame, tähendas Preili Luise teravalt. Aga nüüd tule meie küles kaasa, sa pead aitama meile õmblusmasina kohale tõsta. Mõlemad daamid lahkusid väärikalt toast ja Glacie tatsas neil ikka veel nuuksudes järele, käkras märg taskuret pihku pigistatud. Elutuba jäi vaikseks ja tühjaks. Tühjaks? Ei, siiski mitte päriselt. Klaveri all istusid 4 üsna tillukest olendit, perekond Blom koos Viplalaga. Neil oli parajasti hirmus raske teekond selja taga. Alles poole tunni eest olid nad keldrikorruselt mööda treppi üles roninud. See polnud nii tillukeste olendite jaoks sugugi kerge. Üsna ettevaatlikult ja vagusi, ilma et keegi oleks märganud, olid nad heilinud elutoa ukseni, pugenud uksepraost tuppa ning heilinud klaveri alla, mis seisis kohe ukse kõrval. Niipea kui daamid koos Glaciega olid toast lahkunud, ronisid nad oma peidupaigast välja. Kas kuulsite, küsis Nelladella. Need pole minu meelest küll üldsegi meeldivad inimesed. Kas kuulsite, mis nad ütlesid tüdrukule, Glaciele? Mina ei usu, et oleks kella ära varastanud. Kas teie usute? Ei, vastas härra Blom. Mina ei usu seda samuti. Sul on õigus, Nelladella. Need pole sugugi lahked daamid ja me peame hästi valvel olema, et nad meid kätte ei saaks. Muide, kas keegi teist näeb kuskil telefoni? Jaa, hüüdsid Johannes ja Viplala. Seal ta seisab, seal madala lauakese peal. Siis kähku, käsutas härra Blom. Võib-olla tulevad nad varsti jälle sisse. Me peame enne helistada jõudma. Ainsa silmapilguga ronisid nad kõik 4 madala lauakese peale ja olidki telefoniaparaadi kõrval. Kuid asi ei paistnud hoopiski hõlpsana. Kõigepealt tuli telefoniraamatust number välja otsida. Et vinki leida, läheb meil tarvis V-tähte, ütles härra Blom. Küllap on doktor Vink nüüd juba kodus, on ju õhtu. Helistame talle ja palume, et ta tuleks nii ruttu kui võimalik meid siit ära viima. Tulge appi, ma ei jaksa seda paksu telefoniraamatut üksi avada. Ühendatud jõududega said nad telefoniraamatu V-tähe kohalt lahti. Siin, ütles härra Blom. Siin nad nüüd on. Veenstra, Veermann, Velthuis, veel paar lehekülge. Kähku, ega ootame liiga palju aega. Niiviisi. Aha, siin ta ongi.
doktor Vink. Nüüd toruhargilt võtame kõik korraga, ta on üsna raske. Käes. Toru oli hargilt maas. Nüüd peame 4 numbri valima, käskis härra Plomm edasi. Sikutame üheaegselt kõik koos numbriketast, küll ta siis liigub. Oli see alles raske ja vaevaline töö. Ent viimaks ometi said nad viimase numbri valitud ja härra Plomm läks ning istus mikrofoni juurde, kuna Nellatella kuules telefonitoru teises otsas. Halloo, hüüdis härra Plomm kõigest väest. Doktor Vink, halloo, doktor Vink. Vink kuuleb, kostis torust. Doktor Vink, teiega räägib perekond Plomm. Meid varastati koos portfelliga ära ja nüüd me istume Tüüri kanali ääres ühes majas 2 daami juures, kelle nimi on... Härra Plomm vaatas ringi ja lausus. Pagan võtku, me ei teagi ju, mis nende daamide nimi on. Sötekas, hüüdis Johannes. Nende daamide nimi on Sötekas. Ma näen, see on kirjutatud siia telefoni märkmikku. Sötekas. Kas kuulete, doktor Vink? Sötekaaside majas Tüüri kanalil. Seal me oleme. Arst toru teises otsas oli hetke keeletu. Siis taipas ta äkitselt ning hüüdis. Kuidas te ütlesite? Sötekaas, Tüüri kanali ääres. Ma tulen teile järele. Aga kust ma teid leian? Ma ei saa ju niisama tuppa tungida. Kuidas ma teid... Sel silmapingul hüüdis Viplala. Minema, keegi tuleb! Nad jätsid toru lauale lebama ning libistasid end välk kiirelt mööda laudlina maha. Oli parajasti viimane aeg otsida kindlalt pelukupaika vanaaegse pähklipuust kapikese all. Preili Adele astus tuppa. Otsis midagi oma siidisest käekotist, mis oli ühe tooli peal ja tahtis juba lahkuda, kui ta pilk langes äkki telefonile. Näe, toru hargilt maas, pommises ta. Kuidas see küll võis juhtuda? Ta oli alles omal kohal. Ta läks telefoni laua juurde ning pani toru hargile. Seejärel lahkus ta toast. Ta on jälle läinud, sosistas härra Plomm. Kas helistame veel kord? Aga ei, ma ei usu, et see oleks vajalik. Doktor Vink on taibanud, küllap ta nüüd tuleb. Kindlasti veel täna õhtul. Me peame ainult vaikselt kapi all istuma. Ma loodan ainult, et doktor Vink tuleb varsti, ohkas Nellatella. Ma ei tunne end selles majas sugugi koduselt. Viplala, mis sa seal teed? Nad vaatasid Viplala poole, kes kapi all päris seina ääres kõhuli lamas ja midagi kõigest just sikutas. Nad läksid ta juurde ning nägid, et ta tõmbab mingit läikivat rihmakest, mis paistis ühest praost. Kuld, sõnas Nellatella. Oi, ma näen, see on kellarihm. Kell lebab vaiba ja seina vahel prao sees. Nad läksid Viplalale appi ja natukese aja pärast oligi neil kell käes. Näete nüüd, tähendas härra Plomm. Vahel on see hea ka, kui oled nii pisike. Kas teate, mis me teeme? Me paneme kella Preili Adele kotti, mis seal toolil on. Nad tirisid kella tooli juurde ja ronisid üles. Kella kotti toppinud libistasid nad end ruttu jälle põrandale ning põgenesid oma pelgupaika pähklipuust kapikese all. Vaevalt olid nad sinna jõudnud, kui daamid koos klaasiga tuppa astusid. Luise, kas tahad kõlni vett? Küsis Preili Adele. Hea meelega, Adele, kostis Preili Luise. Preili Adele võttis oma koti ja hakkas sealt kõlnime pudelit otsima. Äkitselt läksid ta silmad üllatuses suureks ja suu vajus lahti. Mis on? Hüüdis Preili Luise. Preili Adele võttis kotist välja kuldkella ja näitas seda. Minu kotis, kogeles ta. Kuidas on see võimalik? Oi, kui tore, hüüdis Klaasje. Te leidsite teda üles. Nüüd näete ise, et mina polnud teda võtnud. No, kas teada teile? Ma leian, et see on sinust eriti hoolimatu ja lohakas, tähendas Preili Luise. Kell oli muidugi kogu aeg kotis. Preili Adele vaatas häbistatult maha. Pähklipuust kapikese all aga istusid härra Plomm ja Nellatella, kes koos Viplala ja Johannesega endamisi vaikselt naersid.